Tere tulemast Vanapaugu põrgu kööki. Täna on niisugune laul, et läheb silo tegemiseks ja silo tegemise põhjus on see, et ma tõin ühe suure pundi tilli ja siis jäid sellised varred, vaata sellised. Et mõtlesin, et ei taha nagu ära visata, et peaks need kuidagi säilitama ja nüüd ma mõtlen, et mismoodi ma neid peaks nagu säilitama. Ja ega ma olen kõva mõtleja. Väljamõtleja nii kõva ei ole, lihtsalt mõtleja olen ma väga kõva mees. Ja siis ma arvasin, et äkki ma katsetaks, ma ei ole seda asja varem teinud ja ega ma ei tea, mis välja tuleb, aga ma katsetaks, et mul on siin sügavkülmas peterselli, noh, niisugune natukene nii, noh, nagu öeldakse, nii näpuotsaga. Ja siis on mul seda tillivarsi, siis on 30 küüslauku, kõik nagu mõõdus, isa, ema ja poeg. Et ma panen need blenderisse, lasen selliseks pastaks. Ma ei tea, noh, eks see selgub, kuidas ta säilib. Ma panen soola ja musta pipart ja siin on mul värsket pressitud sidunimahla ja oliivõliga, et näis, mis sealt tuleb, ütles pime, kui rüüpas soolhapet. Ja ausalt öelda, mind ennast see nii väga huvitab, sest ma usun, et seda pastat on õudselt hea kasutada igasuguste kastmete ja suppide sisse, kui talv on. Suvel ka muidugi võib. Ja arvan, et iga katsetamine on väärt midagi. Ja eks see väärtus selgub muidugi hiljem. Nüüd on mul siin see aparaat olemas. Paneme siis siia kõigepealt seda tillipuru siia põhja. Osad tillid olid mul ka veel sügavkülmas, tillivarred. Aga nüüd ma panen kõik selle lõigutud, hakitud värgi siia blenderisse. Ei tea, kus küüslauku lõigata natuke väiksemaks, blenderil on lihtsam siis tööd teha. Eks ma lõikan siia vahele. Kui peenikeseks ta muidugi teeb, ma arvan, et võib-olla isegi pärast, kui ma siin selle suurema osa ära purustan, et siis oleks võib-olla õigem panna kuskile sellisesse anumasse, kus saab sellega üle lasta selle nuimikseriga või saumikser. Vaata, mul läheb see sau läheb kogu aeg selle nuiaga segamini, kuigi nui on ju selline nagu rahvapärane jämedama pulga nimetus. Ja sau oli vanasti miilitsat, politseinikel ka vist on. Et nüüd ma selle värgi proovin ära purustada. Kindlasti mul rohkem vaja ei ole. Nii, kaeme perra, kas tõmbab kerra? Hästi ringleda. Paneme natukene sidunimahla. Vaatame, mis edasi saab. Nii. Tõmbasin kui päris kuivaks, mis nari hea on. Ai, ta ei olegi, ta peabki vist olema selline. Arvatavasti ma pean ikkagi selle asja tegema niimoodi, et tead, mis asja. Ma pean ikkagi laskma selle nuiaga selle värgi üle ja et nuiaga seda üle lasta, siis mul on siin kohe üks kauss. Siit võtame selle välja, aga siis ma juba saan panna selle oliivõli ka ja need muud asjad. Ega
no siit eriti palju ei tule, väikse purgi sisse saab. Aga asi seegi. Nii. Paneme siis silma järgi musta pipart. Soola natukene üle keskmise. Isegi natuke veel. Ja siis panen oliivõli. Pärast panen vast juurde veel isegi. Natukene vaja juurde panna. Nii. Väga huvitav katsetus on, peaks mainima. Nüüd on õige. See tuleb selline nagu pesto moodi. Aga pestosse nad panevad, ma tean, et panevad päevalille seemneid ja noh, siukest muud värki ka, et ainult paljas vaheline ei ole. Ega ma muud ei tee, ma kontrollin. Kui ta nüüd mul säilib ka, siis olen eriti kõva mees. Nüüd tuleb otsida üks paras purk. Jah. Nii et kes on kõva igasuguste katsetuste peale, kui huvitav, proovige. Ma arvan, et selline omapärane. Võib-olla on veel kasulikum, vaata, kui sul on see külmkambris see jäävorm, siis paned selle pasta nagu kuubikutena sinna jäävormi. Ja kui sa teed mingit kastet või mingit suppi, siis võtad sealt ühe kuubiku. Kurat, see on veel parem plaan. Tead, ma olen ikka kuradi tark miis küll või mida?